Tere veel kord kõigile, mina olen Merilin Meristu, võõrkeeleõpetaja magistrikava juht ja täna ma kõigepealt alustan tutvustusega ja teil on kindlasti võimalik küsimusi kohe vahele ka esitada, et kohe, kui on küsimus, siis andke märku, kirjutage kas chati või võtke mikrofon maha ja lihtsalt hõigake vahele. Ja lõpus on meil ka loomulikult küsimused-vastused, aga võib-olla midagi lihtsalt on sellist, mis on asjakohane küsida mõne slaidi juures. Olen endaga täna palunud siia infotundi meie õppekava õppenõustaja, kes on meie õppekava parem käsi, ilma kelleta me ei saa hakkama, tema nimi on Signe Steinbilm. Kõik, mis on õppetehnilised küsimused, sest tema on inimene, kes teab kõike ja oskab kõigele vastata. Ma kindlasti täna mõne koha peal rõhutan ka, et me üritame olla nii paindlikud kui võimalik, aga me peame olema ikkagi järgima teatud regulatsioone ja see on see koht, kus Signe on väga hästi kursis. Samuti on minuga meie õppekava vene keele didaktik Katarina Patrakova ja minuga on meie teise kursuse üliõpilane Ilnur Kuldubajev. Et kui teil on küsimusi otseallikasse üliõpilasele, ei ole meie poolt ära ostetud, palusin Ilnuril veel, et kui on, mis on raske, siis rääkida kõigest ausalt. Et võib-olla teil on mõnda tema vaadet siis hea teada. Nii, mina hakkan kohe slaide jagama ja loodan, Signe, anna palun märku, kas on näha. Nii, tore. Ehk siis võõrkeeleõpetaja on meie magistrikava nimetus. Kohe lähematel slaididel siis selgub, millest koosneb meie võõrkeeleõpetaja magistrikava. Minu meiliaadress on ka siin kohe ees olemas, nii et kui teil on lisaküsimusi, mis tulevad küsimused tavaliselt alati siis, kui üritus on lõppenud, siis vastan meeleldi nendele ka tagantjärele. Nii, meie õppekaval on alates sügisest 2025 ehk siis nüüd sellest sisseastumisest 10 erinevat keeleõpetaja profiili. Nad on siin tähestiku järjekorras, meil on aasia keeled, araabia, hiina ja Jaapan, samuti on meil romaani keeled, hispaania, itaalia, prantsuse keel ning meil on juba sellised traditsioonilised, mida me oleme väga kaua ülikoolis õpetanud, inglise, saksa, prantsuse ja vene keel. Nüüd te näete, et seal on sulgudes ja teise keele õpetaja. See ei ole kohustus, see on võimalus. Kui kellelgi on 2 keelt heal tasemel, siis miks mitte 2 kärpest 1 hoobiga, et on võimalik ja ongi selliseid kombinatsioone meil päris palju, inglise ja saksa näiteks või prantsuse ja hispaania keele õpetaja. Aga nagu ma ütlesin, see ei ole kohustus, et sellest ei maksa ära ehmuda, et kui teist keelt ei ole sellisel tasemel. Ja igaks juhuks on siin eraldi kasti sisse välja ka toodud, et 2 keelel on teatavad Eesti tingimustest tulenevad iseärasused, need on inglise ja vene keel, mis sisse astudes juba peab olema C1 tasemel. Ja teised keeled, kui nad on siis peaeriala, peavad olema vähemalt tasemel B2. Lõpetamiseks on vajalik ka nendest keeltest taset C1 ja seda õpet pakume me ka siin koha peal. Meil on sügisel vastava keele C1-1 kursus ja kevadel C1-2 kursus. Samas, kui te käite kusagil mõnes teises kursusel Goethe instituut või Prantsuse instituut näiteks, siis sobivad meile ka nende lõputunnistused. Ja kui teil ikkagi tundub, et teine keel on ka olemas, siis sisseastumisel ikka inglise ja vene peavad C1 tasemel olema ja teised keeled võivad olla madalamalt B1, eeldusel, et te siis hakkate siin taset tõstma kuni tasemeni vähemalt B2. Nüüd, miks inglise ja vene on C1? Sellepärast, et inglise keel on Eestis valdavalt esimene võõrkeel koolides ja gümnaasiumis õpitakse juba üsna tüüpiliselt C1, C2 tasemel, seega see seab õpetajale nii kõrged nõudmised.
et õpetaja peab ju olema õpilastest kõrgema keeletasemega. Ja vene keel samamoodi, meil hakkab olema ju väga kirjud seltskond klassides, on selliseid vene keelt kõnelevaid õpilasi, kellel on see kodune keel või kellel on see kodune teine keel, et samamoodi, et õpetaja oleks siis võimeline õpetama nii neid, kellel on see esimene keel, kui neid, kes alles hakkavad vene keelt õppima. Et ülejäänud keelte puhul, eriti kui me räägime need Aasia keeled ja Hispaania, Itaalia, siis tõenäoliselt tegemist on pigem gümnaasiumi C-keelega, kus hakatakse siis A1 tasemel õppima. Prantsuse, saksa on mõnedes koolides ka esimene võõrkeel. Nendest tuleb inglise keel muidugi väga kiiresti juurde ja või siis on nad ka paljudesse juba tekkinud B-keelena, ka Hispaaniat võib B-keelena olla ja soome keel on B-keelena juba päris paljudes koolides. Natukene ka kava ajaloost, et sellel kujul on võõrkeeleõpetaja magistrikava valminud 2016. aastal, et varsti saab meil 10 aastat. Enne seda olid eraldi prantsuse keele õpetaja või saksa keele õpetaja või inglise keele õpetaja kavad, aga üldse sellel ajal 14.–15. aastal olid ülikoolides väga suured reformid, õppekavareformid ja ka siis erinevate keeleõpetajate kavad läksid reformimisele ja sündis ühine võõrkeeleõpetaja magistrikava. Sama seis on tegelikult ka Tartu Ülikoolis. Nii et pikki aastaid oli siis 4 haru, oli saksa keel, prantsuse keel, inglise keel ja soome keel, aga ühine oli nendel siis ainult kasvatusteadused, nii et nad tegelikult elasid nagu oma elu. Nii et ka selle 2016. aastast saati toimunud õppekava arenduse jooksul on meil ikkagi muutunud päris palju ühtsemaks see õppekava. Meil ei ole enam eraldi harud, vaid meil on väga palju ühisosa, et pigem eraldi harud on ainult erialaained. Ainete plokki ma näitan teile lõpupoole. Nii, ja nagu mainitud, siis saab õppida 2 keele õpetajaks, see ei ole kohustuslik ja meil on ka 2 näidet inimestest, kes on 3 keelt omale valinud. Kindlasti see ei ole, ma seda ei soovita, sest see tähendab lisaõppimist, lisakoormust, aga nagu ma ütlesin, siis kõik on võimalik, et see näitab natukene ka seda paindlikkust. Ja meil on väga olulisel kohal on koostöö, üksteiselt õppimine, ülekanded ühest õppeainest teise, ühest keelest teise, võrdlused ja see on see hästi suur pluss sellisel õppekaval, kus on väga palju erinevaid erialasid. Mis on meie õppekava selgrooks? See on võõrkeele didaktika ja didaktika jaguneb meil sügissemestri ja kevadsemestri vahel. Ta koosneb 6-tunnistest plokkidest üle reede, milles siis praeguse mustri järgi on niimoodi, et 4 tundi on sellist teoreetilist selgitust, me ikkagi anname selle tausta, miks midagi töötab, miks midagi sellisel viisil õpetada. Vahel on mõnel asjal mitu erinevat teooriat, aga me kõiki neid tutvustame. Ja sellele järgneb siis 2 tundi praktilist seminari, kus siis me teeme ka väikseid minitunde ja saab oma kaasüliõpilaste peal teatud võtteid, meetodeid läbi harjutada. Ja sügisel on meil siis üldkeeledidaktika, me alustame raamdokumendi tutvustamisest, seal on sõsarväljaanne ja mis on muutused ja mida üldse keeleõpetaja peab koolis teadma, milliseid dokumente ja liigume siis, mis on tunni ülesehitus ja tunni eesmärgistamine. Sügisel on meil ka tehnoloogia kasutamine tunnis, ai on meil nüüd juba kas läbivalt, aga tuleb siin-seal sisse, et kuidas keeleõpetaja saab ai-d enda heaks ära kasutada. Ja kevadel on meil rõhk erialakeele didaktikal, meil on 4 sellist teemat, kus toimub jagunemine keeleti nendesse seminaridesse. Meil on siis, nagu ma ütlesin, 10 keelt ja eraldi õpetame siis just, et keelepõhiselt foneetikat, kuidas õpetada grammatikat, kuidas õpetada sõnavara ja kuidas õpetada kultuuri.
Samuti on siis kevadsemestril ka üldse, mis asjad on keeleõppestrateegiad, kuidas neid õpetada, keeleõppe uskumused, millist rolli need mängivad keeleõppes, motivatsioon, mida see tähendab ja kuidas toetada keeleõppe motivatsiooni. Meil käib LAK-õpe ehk siis inglise keeles me kasutame CLIL-i terminit väga sageli. See käib meil ka väga praktiliselt läbi. Need on siis sellised kevadised teemad. Ja muidugi õppekava ühiselt on meil siis koordineeritud praktikad, põhipraktika 1, põhipraktika 2, need on teisel õppeaastal, need tehakse koolis ja võib ka nii juhtuda, et samasse kooli kõrvuti läheb inglise ja hispaania keele õpetaja või hiina ja saksa keele õpetaja. Et ühes koolis võib siis ka mitu meie üliõpilast paralleelselt olla. Ja meil on aeg-ajalt ka üritusi, õppekäike, vastavalt sellele, kuidas siis hetkel on võimalused. Mainin ära ka siis, kes on meie magistri õppekava didaktikud. Didaktik on siis need inimesed, kes seda selgrooainet ehk didaktikat läbi viivad, kes õpetavad, kuidas keelt õpetada. Inglise keeles dotsent Ene Alas ja õpetaja Helis Kamara, prantsuse keeles dotsent Aleksandra Ljalikova ja mina. Saksa keeles on meil dotsendid Aigi Heero, Maris Saakpak, soome keeles õpetaja Karola Velberg ja vene keeles nooremlektor Katerina Patrakova. Meil on loomulikult palju rohkem inimesi, sest igal keelel on ka oma erialaained. Kui on keel üksi valitud, siis on 5 erialaainet 2 aasta peale ja seal on meil kas külalislektoreid, on teisi inimesi, kirjandusteadlasi, aga didaktikud on siis need, kes on eksperdid selles, kuidas keelt õpetada, miks mõni asi töötab paremini ja millal mis võtteid kasutada. Siis natukene veel meie õppekava õppejõududest, et meie dotsendid tegelevad hästi aktiivselt teadustööga. Ja meil on siis ka sellised teatud fookusteemad. Ene Alas on näiteks üldse inglise keele ja testimise dotsent, nii et kõik, mis puudutab tagasisidet, hindamist, testimist, siis meil on väga suur ekspertsus siin omal olemas. CLIL või LAK-õpe, sellega tegelevad mitmed õppejõud, digi, AI on meie inimesed, jälle mitu õppejõudu on sellega seotud. Ja et me oleme väga selle poolt, et kuidas siis AI-d ära kasutada enda huvides ja see on ju teema, mis areneb ja muutub iga päev. Kõik, mis seotud keeleõppe motivatsiooniga ja motivatsioonist edasi minnes keeleõppija ja õpetaja heaolu, need teemad on meil fookuses, keelemaastikud, kuidas üldse kool kui keskkond saab toetada keeleõpet ja loomulikult siis keeleõppestrateegiad. Siis meie õppejõud on seotud ka koolitustega väljaspool maja, nii Eesti-siseselt õpetajatele kui ka rahvusvahelisele õpetajaskonnale, Ene Alas, Karola Velberg, Aleksandra Ljalikova, mina, Maris Saakpak, Natalja Tšuikina, Kapitoliina Fedorova, et meie inimesed siis, need on siin nüüd enamik didaktikuid, mõned rohkem, mõned vähem, on siis hinnatud ka väljaspool Tallinna Ülikooli. Siis me teeme ka vastupidi. Üks on see, et me käime ise ülikoolist väljas ja teine on see, et me kaasame koolidest tegevõpetajaid omaenda kursustele. Meil on juba aastaid välja kujunenud, et on LAK-õppekursusele, Ene Alas kaasab tegevõpetajaid, kes päriselt tundides siis LAK-õpet praktiseerivad ja toimub selline kogemusvahetus. Ja me kutsume ka sellise episoodiliselt tegevõpetajaid, mingeid konkreetseid meetodeid selgitama, nii et üritame koolidega käsikäes tegutseda. Mul enne jäi mainimata, et mu enda taust, et ülikoolis töötan 2005. aastast, aga olen paralleelselt 18 aastat töötanud siis üldhariduskoolis, et tean nii mõndagi põhikoolist kui ka gümnaasiumi tasemest. Siis meie õppejõud on ka rahvusvahelisi stipendiumeid saanud, Maris Saakpak on Berkeley ülikoolis olnud, mina ise olen Lõuna-Carolina ülikoolis uurinud siis võõrkeeleõpetuse ajalugu. Meie didaktikud on samamoodi aktiivsed võõrkeeleõpetajate seltsis ja võõrkeeleõpetajate seltsi kuuluvad just eriala aineseltsid. Nii et soome keel on kenasti esindatud, vene keel, prantsuse keel,
teised ka, aga võib-olla need 3 nime on nagu kõige-kõige aktiivsemad. Siis me korraldame olümpiaade. Prantsuse ja vene toimub iga aasta, kus siis Tallinna Ülikool ja meie inimesed, mida korraldavad. Saksa ja inglise keel on üle aasta vahelduvalt Tartu Ülikooliga ja soome keel on siis koostöös Tartu Ülikooliga ka peaks olema igal aastal. Ja meil on veel tegevõpetajaid ja mina koolis lõpetasin nüüd 2 või 3 aastat tagasi ära, 2 kohas ei jaksa, aga meil on neid, kes jaksavad ja on hästi tublid. Tegevõpetajana on siis, kes on ka täna kohal praegu, Ekaterina Patrakova ja Karola Velberg, vene ja soome keele õpetajad. Ja siis varem olen ise olnud ja Aleksandra Ljalikova prantsuse keelt õpetanud ja Helis Kamara inglise keelt. Et siis see on nagu see, et me ikkagi teame, mis seal koolis ka toimub. Siin ma näitan natukene numbreid selle kohta, kuidas meil on siis olnud need vastuvõtunumbrid ja lõpetamised. Loomulikult on olnud nagu ka teistel erialadel väljalangemisi, on tehtud valesid erialavalikuid, on mindud üle teistele õppekavadele, et sisseastumiste numbrid on suuremad kui need, kes meil on lõpetanud. Et eks see kipub olema magistriõppes kas nüüd tavapärane, aga sellist liikuvust. Nüüd viimastel aastatel meil on teatavat stabiilsust hakanud tekkima ja nüüd selle aasta maikuus on meil oodata väga palju lõpetajaid ja järgmine aasta ka, nii et hakkab tekkima suurem lõpetajaskond. Meie üliõpilased. Nii, juba siis mainisin, et meie ühistegevusi on palju, meie kava identiteet on ühine, et siis need tuumikasjad toimuvad kõigile korraga koos, need didaktikad ja kasvatusteaduste ained, et seal me ei ole jagunenud rühmadeks. Ja kui meil on 10 keelt, siis meil on päris palju inimesi, aga tekib selline mõnus sünergia, vähemalt siiamaani on meil küll olnud. Ja ma arvan, et Ilnur võib siin äkki kaasa noogutada. Ilnur, ma pressin sult selle praegu välja. Sellest ma ise ka räägin, jah. Väga tore. Nii, tegevõpetajad astub meile sisse, meil tuleb otse baka lõpetajaid, meil on erialavahetajaid, väga häid positiivseid näiteid inimestest, näiteks kes on 20 aastat olnud raamatupidaja ja siis otsustas, et ei, et temal on nii hea inglise keel, ta oli varem elanud ka Inglismaal, tema ikkagi tahab saada õpetajaks. Meil on nii kirju seltskond ja see nii täiendab seda kooslust. Meil tekivad nendest didaktika seminarides väga mõnusad arvamusvahetused. Need, kellel on rohkem kogemust, need, kellel on vähem kogemust, et ühesõnaga me täiendame üksteist, seda tahan siin rõhutada. Ja me suhtleme päris palju ka lõpetajatega ehk vilistlastega, me küsime nendelt iga aasta tagasisidet. Ja kõikide vilistlastega me ei jõua suhtlema jääda, kõik võib-olla, kellel elu ja teekond, kuhu Eesti otsa viib, aga küsime ka sellist tagasisidet, et mida me veel ja kuidas me saaksime oma õppekaval paremaks teha. Me oleme päris palju nende arvamust arvesse võtnud, sellepärast meie õppekava ongi pidevas arengus, et ükski asi ei ole meil kivisse raiutud, kui on vaja muuta, siis põhjendustega ja proovime paremaks teha. Ja hästi tore on see, et üks meie enda õppekava vilistlane on ka meil nüüd õppekava õppejõud, inglise keele õpetaja Helis Kamara juba päris mitmeid aastaid. Ja meie üliõpilased, nagu ma ütlesin, meie õppejõud töötavad on võib-olla vale sõna, panustavad väljaspoole ülikooli ja toimub ka koostöö Harnoga, teadus- ja arendustöid erinevate projektide raames. Et sinna me kaasame ka üliõpilasi, et mitte ainult meie õppejõud ei ole, vaid kui on ikka võimalik, siis on üliõpilased ka kaasatud. Näiteks siis riigieksami ülesannete väljatöötamine. Ja siis on meil veel sellist toredat kogemust jagada, et meil on õppinud USA kodanik, Iisraeli, Venemaa, Venezuela, kes siis on Venezuela kodanik, just kaitses õpetaja kutse ära, et kõik on hakkama saanud, töötavad keeleõpetajana mõned koolides, mõned erakoolides või keeltekoolides, aga see ka näitab seda, et nad on eesti keelega hakkama saanud.
et meil on õppekaval ju haridusteaduste või kasvatusteaduste ained on kõik eesti keeles. nii et eesti keel peab olema piisavalt sellel tasemel, et saab aru ja on võimalik siis akadeemilist teksti kirjutada. Nii. Ja seetõttu on meil see tihe koostöö, teadusalane koostöö ülikoolist väljapoole on siis viinud ka selleni, et üliõpilaste teadustöö on professionaliseerunud meil. Ja selleks, et mida me oleme teinud selleks, et üliõpilaste magistritööde tase on tõusnud, on just see, et meil on magistritööde teemapank. Me ei oota, et üliõpilane peab ise tulema oma teema välja mõtlema. Väga tore, kui see on olemas, aga väga sageli ei osata ikkagi sellist teemat välja pakkuda, et mida võiks lõpus teisel aastal teha. Ja siis meil on teemapank vastavalt sellele, mis on meie didaktikute ja eriala inimeste siis teadusfookus. Ja selle tulemusel on meil ilmunud ja ilmumas kümmekond teadusartiklit, mis on ühiselt kirjutatud koos üliõpilastega. Et me oleme üsna eesrindlikud selles suhtes ja sellele on kindlasti just kaasa aidanud see, et meil on selline teemapank, kus iga õppejõud on kirja pannud enda ekspertsusega seotud teemad. Aga nagu ma ütlesin, võib tulla ka enda teemaga, kui on väga kindlalt teada, mida soovitakse magistritööks uurida, siis ega me kedagi tagasi või ühtegi teemat tagasi ei lükka. Ja kogukonna loomine ongi siis ka olnud meil eesmärk, et vilistlastega hoiame ühendust, me oleme ise need vilistlased enda seast kasvatanud, me teame, kuidas nad mõtlevad, millistele teooriatele, kas või kaudselt, vaevalt, et nad iga päev teooriate peale mõtlevad, aga milliste teoreetiliste raamistikega on seotud või põhjendatud nende tegevused tunnis. Ja vilistlased on meil tänaseks juba ka praktikapartnerid, teame, kelle juurde me oma üliõpilasi tahame saata, et kellel on mis kompetentsid väga hästi edasi arenenud ja me väga hindame meie koostööd meie vilistlastega. Ja siin on eraldi punkt nüüd ka võta kohta, see on varasema õppija töö arvestamine, nii et siinkohal ma veel kasutan seda sõna paindlikkus, mida on siis võimalik arvesse võtta, kui te olete meile sisse astunud, siis võib-olla enne uue semestri algust, kui teile tundub, et teil võiks olla huvi võttast rohkem teada saada, siis me saame individuaalselt kokku koos Signega ja arutame läbi, kas ja kui palju ja mis on tehtav. Põhimõtteliselt tähendab, et kui te olete magistritasemel kursuseid mõnes teises kõrgkoolis võtnud või on teil meie ainetega seotud töö ja kursused, aga seal on nüüd nii palju nüansse, et siin täna ma rohkem sellel võtal ei peatuks, et võta on väga individuaalne, seal on teatud reeglistik, mida tuleb arvestada, näiteks madalama taseme kursuseid me arvesse ei saa võtta, et bakalaureuse taset ei saa üle tuua magistrisse. Aga on teatud täiendkoolitused, mahukad täiendkoolitused, mida on teatud tingimustel võimalik arvestada. Ja meil on tegelikult, on ju Signe igal aastal olnud üliõpilasi, kes on võtaga saanud mingeid aineid üle kanda. No jaa, võib öelda, et selliseid üliõpilasi on igal semestril. Et muidugi, et on ju üliõpilasi, kes on varem õppinud ka õpetajakavadel või on õppinud väga erinevaid asju või on väga kaua töötanud oma erialal ja läbinud täiendkoolitusi, et jah. Ühesõnaga, see on näide sellest, et see on võimalik, aga see on väga individuaalne ja siis tuleb see kõikide isiklik taust eraldi läbi rääkida. Ilnur, sa korraks lehvitasid, kas sa tahad midagi siia praegu vahele lisada? Et ma kasutasin ka seda võimalust tegelikult. Ja, no nii, ehe näite, et ka siin on võtaga saadud. Me sellepärast seda võtat siin juba vaikselt tutvustan, et see lisab seda paindlikkust, tähendab seda, et kui te saate mõne meie
kohustusliku õppekavas oleva aine võtaga arvestatud, siis teile tekib selle võrra ju vaba aeg sinna juurde. Kas siis tegeleda oma magistritööga või noh, me ju oleme absoluutselt teadlikud sellest, et enamik, kes sisse astuvad, töötavad ka samal ajal juba keeleõpetajana. Et lihtsalt oma elu teha mugavamaks, et kui see on võimalik. Aga see ei ole kohustus siis selle võtaga tegeleda. Nii, mõned slaidid on mul veel. Rahvusvahelisusest ka, et kui meil on olnud võimalik või mõned projektid, siis me oleme alati kasutanud võimalust üliõpilastega siis sõita. Me oleme käinud Zürichis sealses kõrgkoolis, me oleme Helsingi ülikoolis käinud võõrkeeleõpetajate kaval külas. Nüüd praegu on väga levinud BIP-id, need on Blended Intensive Program, mis on üks Erasmus õppevahetuse vormidest. Et sellele eelneb virtuaalne osa ja siis nädal aega esmaspäevast reedeni koha peal välisülikoolis. See peab mitu partnerit olema. Ja juhuslikult, see praegu on juhuslikult, et Ilnor oli osaline Leonis. Et ma selle järgi Ilnuri siia praegu ei kutsunud. Et Leon ja Hispaania on detsember ja see on nüüd küll, ma nagu tahaks heaga öelda, et on kivisse raiutud, et sinna meid kutsutakse igal aastal, et me lähme sinna jälle tagasi. Nüüd hiljuti käisid just ka meie võõrkeeleõpetaja kava üliõpilased Tampere ülikoolis, siis juulikuus lähme Lissaboni Lusofona ülikooli. Järgmisel aastal on plaanis Tšehhis Olomutsi ülikoolis BIP, nii et neid võimalusi tekib kindlasti veel ja veel, et osad nendest on ühekordsed, osad liiguvad partneri juurde, aga see Leon Hispaanias on praegu küll, tundub, et on pikaks ajaks plaanis. Siis meil on olnud õnne igal aastal ka mõnda välislektorit oma üliõpilaste ette tuua. Need on tõesti maailma nimed. Keith Kelly ja Peeter Mehist on Eesti päritolu üks tuntumaid klilliteadlasi, praktikuid maailmas. Ja David Marsh käis veebruarikuus ka jälle klilli spetsialist, nad teevad hästi palju, on teinud meie üliõpilastega selliseid praktilisi asju läbi, kuidas siis lakki päriselt teha. Siis Martin Lynch on Rochesteri ülikoolist, siis psühholoogia taustaga. Tema on käinud ja ta on just praegu, täna-homme viibib Tallinna ülikoolis, meil on homme keeledidaktika teadusseminar. Kui kellelegi ei ole see info jõudnud, siis võite mulle meili saata ja ma saadan lähema info. Aga Tallinna ülikoolis homme kell 4 on keeleõppe motivatsiooni toetamisest 3 ettekannet. Meil on ühisseminare olnud Rochesteri ülikooliga, seal on ainult takistus olnud sellise ühisaja leidmine, 7 tundi ajavahet, aga meil on õnnestunud ja on olnud sellised mitmekordsed, mitte ainult üks seminar. April Lumani üliõpilastega näiteks, April tuleb jälle juunikuus Tallinna ülikooli meile siia külla, nii et me kindlasti pikendame oma koostööd. Siis on saksa keeles on Kölni ülikool vedajaks ühel suurel võrgustikul, kuhu on pakutud ka meie üliõpilastele võimalust suvekoolis osaleda. Mõnel aastal on osaletud, mõnel aastal mitte, et siin on erinevaid põhjused olnud. On siis virtuaalseid ja reaalseid kokkusaamisi. Siis tänu isiklikule koostöösuhtele pikaajalisele Sri Lanka Kelani ülikooliga on meil olnud väga põnevaid koostööprojekte. Näiteks toon kohe oli selline, et kuidas mõtestavad Sri Lanka üliõpilased siis magistritaseme üliõpilased metsa ja kuidas mõtestavad meie üliõpilased metsa. Ja siis sellest kasvas läbi semestri toimuv projekt välja koos väga vahva lõpptulemusega, et igasuguseid erinevaid selliseid ka virtuaalsel viisil tehtud projekte on meil olnud. Ja mainimata ei saa jätta, et meil on ka väga meeldiv koostöö Tartu Ülikooliga. Et me võime tunduda, et me oleme konkurendid, mõnes mõttes olemegi, aga me oleme kindlasti siis sellised head partnerid üksteisele. Ja lõpus viimane slaid on siis meie õppekava struktuur. Õppekava on avalikult kättesaadav, leitav Tallinna Ülikooli lehel, nii et ma ei hakanud siia midagi ümber kopeerima, lihtsalt need suured plokid.
et kõige rohkem, nagu te näete, 48 EAP-d on meil siis erialaaineid vastavas keeles. Kui te tulete inglise keele õpetajaks õppima, siis teil on erialaained inglise keeles. Kui te tulete jaapani keele õpetajaks, siis on erialaained jaapani keeles. 30 EAP-d on kasvatusteaduslikke aineid, kus on väga suur rõhk siis lapse arengu mõistmisel ja mõtestamisel. Seal on eripedagoogika elemente sees, kuidas võõrkeeleõpetaja saab tunnis hakkama ja end ise aidata, kui sul istub klassis ATH tunnustega või autismispektriga üliõpilane. Me ei koolita eripedagooge, aga me anname just sellised tööriistud, mida saab teha siis, et kuidas toime tulla. Et selliseid hariduspsühholoogilisi aineid on meil kasvatusteaduslikes. Kõik on praktiline, kõik ained, mis meil on, teenivad eesmärk, et õpetaja saab tunnis hakkama. 18 punkti ulatuses on meil praktikat, vabaaineid, vabaainete alla lähevad siis näiteks ka need Erasmuse välissõidud, et nendele eelnevad siis ka mingid, nagu ma ütlesin, virtuaalosa, et nende eest saab siis reaalselt ainepunkte. Ja magistritöö on siis lõpus 18 EAP-d ja magistritööga alustatakse tavaliselt teisel õppeaastal, kus algab ka uurimistööde praktikum, mis siis toetab oma olemuselt magistritöö kirjutamist ja niivõrd individuaalne kui vähegi võimalik. Et siinkohal mul slaidid lõppesid. Ma võtan selle jagamise maha ja olen valmis küsimusteks või äkki Ilnur, ma annan korraks sõna, et võib-olla sa ütled midagi enda poolt. Jah, ma võin lühemalt rääkida, sest peamiselt Merilin juba rääkis ja jagas. Mina olen Ilnur, minu nimi, ja ma olen Saaremaalt ja olen tegevõpetaja Saaremaal ja praegu loodetavasti lõpetan sel aastal magistriõpet. Mis ma võin öelda, et jah, kõige rohkem jäi meeles see, et iga loeng, iga aine oli väga praktiline. Mulle nagu tegutseva õpetajale see oli väga oluline, et ma saan seda kohe kasutada ja mul oligi see võimalus kohe kasutada. Siis veel üks suureks plussiks oli praktikaga, ma ütleks, et iga semester meil oli praktika koolides, ma olin Tallinna koolis ja oli võimalus väga kogenenud õpetajate kõrval õppida ka ja vaadata, kuidas peaks õpetama ja kuidas ideaalne selline õpetaja olla. Ja ka need kõik tegevused ja ülesanded oli ka seotud nagu õppimisega ja kohe oli võimalus seda kasutada. Äh, Oma poolt ka võin öelda, et üheks suureks plussiks oli võimalus õppida eesti keelt võõrkeelena. Mina ise ei ole Eestist ja nüüd mul on tänu Tallinna Ülikoolile C1 tase ja need kõik vajalikud keelekvalifikatsioonid ka olemas. Ja Erasmusega ka käisime sel aastal, eelmisel aastal Hispaanias. Ka oli väga suur võimalus, väga hea võimalus kasvada õpetajana ja meie VIP-programmi nimetus oli Innovations in Foreign Language Teaching. Nii et innovatiivne keele õpetamise oli väga suur teema ja seal ja töötoad ja oli väga kasulik. Ähm, Suurem, ma ütleks, selline kitsakoht oli aega planeerimine ja aega kontrollimine, ma ütleks, sest ma olen täiskoormusega õpetaja ja see on tõesti raske, aga võimalik. Mina olen selles kogenenud ja õppisin ka väga hästi oma aega planeerida sel ajal ja oli ka vahel selline tunne, et liiga palju infot, aga tavaliselt üks hea nädalavahetus seda lahendab ja õpetabki seda tasakaalu hoida töö, õppimise ja oma elu vahel. Noh, nii, selline väike jutt, aga kui tahate, ma võin ka rohkem rääkida, kui on küsimusi või. Aitäh, Ilnur. Kui nüüd on siis küsimusi, palun.
tere, minul tere, on tere! üks küsimus, et kui praktikat on 18 EAP-d ja mina olen samuti tegevõpetaja ja töötan täiskohaga, kas praktikat on võimalik teha ka oma koolis? Ja meil on selline loogika, et praktika 2 semestri vahel, et kindlasti üks tuleb teha teises koolis ja teise saab teha enda koolis. Tegevõpetajal, kui ta töötab sama keele õpetajana, on praktika ka lühendatud. Need, kes töötavad teisel erialal või mõne teise aine õpetajana või ei tööta üldse koolis, nendel on siis oma maht. Aga ühte praktikatest saab teha oma koolis. Nii, kas on veel? Ja, palun. Mul on natuke selle müraga. Nagu ma saan aru siis, et kui ei ole ennem bakalaureuse nagu sa keeleõppes teinud, saab ikka magistrit otsekohe minna õppida. Ja meil on avatud õppekava, lihtsalt vaja on tõestada, et teil on selle keeletase olemas, vajalik tase, mille õpetajaks te soovite saada. Ja, aga siis küsimus on, kas siis midagi selles bakalaureuseõppes nagu ei ole puudu nagu siis, et nagu kui me seda ei õppinud, et kas on see probleemiks ka või noh, kogemusest näiteks? Noh, nii ja naa. Et tavaliselt on meil ei ole väga palju neid, kes tulevad täiesti teiselt erialalt. Pigem ikkagi on inimesed otsapidi lingvistikaga või kuidagi seotud olnud. Aga nagu ma ütlesin, meil on avatud õppekava ja kui üliõpilane saab aru, et tal on midagi puudu, mingisugune vajakajäämine, siis nagu näha oli, meil on ka vabaainete plokk. Seda saab siis sinna, me saame soovitada midagi juurde võtta. Aga kõik tulevad selles mõttes ikkagi võrdse positsiooniga, meil on erialaained, neid on juba piisavalt palju, meil on didaktikat, kus me hakkame põhimõtteliselt üldkeele didaktikat nullist seletama kõiki asju. Seda bakatasemel ei õpetata niikuinii. Et kui on bakalaureus inglise keeles või bakalaureuse tase jaapani keeles, siis seal neid teemasid ei puudutata. Meie jaoks on kõige tähtsam, et see varasemalt on keeletase olemas. Ja erialainetes on ka käib lingvistika läbi, et kui kellelgi on näiteks terminoloogias võib-olla ei ole kõige tugevam, siis meil on selle kohta erialaained ja ka C1 tase on meil orienteeritud meie võõrkeeleõpetaja magistrantidele. Ja meie C1 üldjuhul viiakse läbi niiviisi, et seal on juba natukene sellist õpetajale suunatud komponenti, et kuidas ja mida võiks teha metoodiliselt. Et see ei ole tavaline keeleõppe, vaid siin on sisse integreeritud juba ka selline väikene näidis, et seda võiks niiviisi õpetada ja siin võiks seda selliselt selgitada. Suur tänu. Kas on veel küsimusi? Võib ka chatti, kui ei saa mikrofoni lahti teha, oleneb, kust asute. Mingi teema, mis jäi katmata või mis pakub huvi. Ilnur mõned miinused juba rääkis, eks ole, ajakasutus on hästi, eriti alguses ja kes ei tule otse bakalaureuse õppest, et kellel on siis ülikooli õpingutega vahe sisse tekkinud, siis on võib-olla alguses hästi raske see enese mobiliseerimine, et nüüd ma teen neid asju, siis ma töötan ja olen koolis ja see vahe sisse tegemine, sest eraelu järgmiseks 2 aastaks võib muidugi tahaplaanile lükata. See lihtsalt kipub nii olema, aga 2 aastat on lühike periood, see läheb nii ruttu ja siis teil on pere tagasi. Ja te saate siit uue pere omale. Et meil ikkagi jäädakse siin ka sõpruskondadena suhtlema ja nagu ka olen ise uurinud meie üliõpilaste motivatsiooni, siis on üks selline ühest intervjuust selline tsitaat, et ainult teine kaasüliõpilane saab aru, kui raske, mida tähendab, et kui on raske. Et see õppejõud võib noogutada või pereliige võib noogutada, aga kaasüliõpilane teab täpselt, mis see raske on. Et sellised ühised raskete momentide läbi elamised on aidanud siis kaasa. No see õpetajate või grupikaaslastega kogukonnatunne on tegelikult aitas ka küll mulle ka. See tunne, et sa ei ole üksi ja kõik on ka tegutsevad õpetajad
peaaegu kõik ja saavad aru üksteist ja võib ka kogemusi jagada, ideed jagada, nii et see kogukonnatunne oli ka väga hea, väga suur pluss minu jaoks näiteks. Ja seda näeme meie ka. Kohe on tajuda, et kas rühmas on selline mõnus, head suhted ja omavahel saadakse läbi. Võib-olla mul läks mööda, aga ma ei mäleta, et oleks mainitud see õpetajakutse kaitsmine üleüldiselt jah, et iga tudeng siis, kui ta lõpetab seda kava, saab endale õpetajakutse tase 7 ja siis on ka selline protseduur meil nagu kutse kaitsmine, mis toimub ka teisel õppeaastal, nii et see on ka hästi tähtis, sest seda tavaliselt oodatakse koolides, et õpetajal oleks õpetajakutse. Aitäh, Kadja. Ma ei tea, kus mul slaidilt ära kadus. Ma täna kohendasin slaida, ju siis mul see üks rida jäi kaduma ja just see on ülioluline. Õpetajakutse on eluaegne ja õpetajakutse on erialaülene, et ei saa kutset inglise keele õpetajana või saksa keele õpetajana, vaid te olete õpetajakutse. Ja põhimõtteliselt, kui tahate, võite sellega ka füüsikat hakata õpetama. Muidugi me eeldame, et igal õpetajal on adekvaatne enesehinnang ja võib-olla on see füüsika ka olemas, ega me ei tea ju. Ja see on alati, see just oli eelmisel nädalal, kutse kaitsmine on aprilli keskel ja on ju Ilnur, pabistatakse rohkem, tegelikult saadakse väga hästi hakkama. ja sellega on väga palju toeks olnud ka õppejuhid, sest selleks me valmistasime portfooliot ja kutsekaitse on seda portfoolio kaitsmine. Nii et see on kõike nagu õpi jooksul tehtud töö näitamine ja sellest rääkimine ja analüüsimine. Jah, 5 minutit tutvustatakse oma õpetaja teekonna kujunemist. Ja ma võin oma kogemuselt rääkida, et see on palju lihtsam kui kutse kaitsmine, kui te teete seda läbi õpetajakoda. See on palju lihtsam. Ja. Nii, kas ma äkki midagi veel jätsin tähtsat mainimata? Küsige julgelt, meil on veel natuke aega. Minul oleks üks küsimus korraldusliku koha pealt, et millistel nädalapäevadel see õpe üldse toimub? Arvestama peaks neljapäeva, reede ja laupäevaga. On laupäevi, mis on vabad, seal on mõned kursused on üle laupäeva. Reeded esimesel aastal on hommikust õhtuni ja neljapäevad on sageli poolest päevast, aga teisel õppeaastal on pigem neljapäevad ja reedel vähem. Ja laupäevad oleneb keelest ja oleneb ka sellest, kas teil on C1-1 ja C1-2 võtta või on see C1 tase juba käes või keeletase. Aga arvestab neljapäev, reede, laupäev. Meil ei ole loenguid planeeritud esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, kui ei ole mingit külalisesinemist pakutud välja, et siis saab osaleda, kes saab, eks ole. Ja vahel on meil praktika Zoomid olnud traditsiooniliselt esmaspäeval kell 4 Zoomis, et kui on korralduslikult midagi vaja läbi rääkida. Muidu me esmaspäeva, teisipäeva, kolmapäeva ei puudu, sest need jäävad siis tööajaks. Kas ma soovitan, see nüüd oleneb teie taustast, kui te juba töötate õpetajana, siis ma ei saa öelda, et tulge nüüd vahepeal ära, et te ju täiendate ja arenete samal ajal edasi. Kui te veel ei ole läinud kooli tööle, siis ma pigem soovitaks selle põhjal, mida ma olen nüüd siin kogemusega näinud kõrvalt, võib-olla minna tööle osalise koormusega keelt õpetama teisest õppeaastast. Et esimene annab ikkagi nii palju veel sellist taustainfot, mis üldse see keele õpetamine on ja elada sisse, ega ained lõpevad ju ka eksamitega. Ja siis teisel aastal vaikselt väikse varbaga hakata kooli minema. Mida ma ei soovita, on täiskoormusega, võtta vastu täiskoormusega pakkumine, kui te ei ole enne koolis olnud keset õpinguid. Siis tekib lihtsalt see ellujäämis ja veepinnale jäämise küsimus ja see kindlasti ei ole ka emotsionaalselt tervisele hea. Ja ma kindlasti ei soovita selle aja jooksul võtta vastu klassijuhatamise pakkumist. Ma olen ise ka klassijuhataja olnud, see, mis sellest saab, on hästi tore, see võtab saba ja sarvedega,
aga siis sa oled 24/7 klassijuhataja ja paratamatult tekivad prioriteedid ja pigem ülikool hakkab siis vajuma kuhu kelle tahapoole. Aga nii teie kui ka teie tööandja kool on ju tegelikult huvitatud, et te saaksite oma õpingud lõpetatud, magistrikraadi ja kutse ka kätte. Et võib-olla siis sellised väiksed, aga me ei ütle teile ette, mida tohib, mida ei tohi. Et need on võib-olla need soovitused. Ja mina ka, eks ma valikuliselt, aga ma ikkagi edastan neid tööpakkumisi. Et te olete, elu lihtsalt on selline, et te olete positsioonis, et te saate valida, kuhu te lähete tööle. Keeleõpetajate järgi on suur puudus. Et võite mõelda, on see väiksem kool, suurem kool, põhikool, gümnaasium. Tänapäeval enam ei minda kooli teadmisega, et siin olen ma järgmised 40 aastat. On kaadrivoolavust ja üldse mitte sellepärast, et mulle ei meeldi, vaid sellepärast, et tahetakse uut kogemust. Lihtsalt ajad muutuvad ja nii on. Ja eks iga kool, ma arvan, et Katariina saab seda kinnitada, pingutab maksimaalselt selle nimel, et õpetajal oleks hea ja see on see well-being, et õpetajal on hea seal koolis olla, et ta ei läheks ära. Aga tahetakse maitsta, et mis on siin koolis ja mis on seal koolis ja vahel tullakse siis ringiga tagasi, et lihtsalt selline on see tänapäeva olukord. Et sildasid ei tasu põletada. Nii, kas on veel küsimusi? Kui ei ole, siis ma ootan teid läbi SAIS-i avaldusi esitama. Ma loodan väga, et me kohtume teiega juulikuu sisseastumiseksamitel, vestlustel. Ajakava ilmselt on juba kodulehel ka üleval, et seal on igale keelele on siis erinev, tutvuge ja dokumentide esitamine on kõik läbi SAIS-i keskkonna. sais.ee, sinna tuleb sisse logida. Ja mina väga siis loodan teiega kohtuda. Aga aitäh teile!